meel, et meile on katus pea kohale ehitatud. Ja väiksed kokud, see on tõesti nende heade inimeste tegu, kes on nagu meiegi Edgar Valteri raamatutest aru saanud, et kokud on üks väga tore rahvas ja nad väärivad armastust, lugupidamist ja tähelepanu isegi majade ehitamise näol. Et ootamatult on sadanud vihm, siis me jätame oma näidendi praegu pooleli ja alustame kohe pikkade kõnedega. Kõigepealt on mul hea meel anda avasõna Kokukoja sihtasutuse esimehele härra Lutsule. See kaunis koda minu selja taga on kingitus. See on meie kingitus rippumatule Eesti Vabariigile tema 90. sünnipäevaks. See on meie kingitus parimase osale temast, tema lastele. Urvaste vallavanemana ja Kokumaa sihtasutuse nõukogu esimehena on minu kohustuseks täna tänada seda pika teed läbi käinuid. Minu esimene tänu on oma eelkäijatele, Urvaste vallavanematele, Aino Villevine, Rain Ruusale ja Kurmet Möösepale. Ilma nende hooleta oleks see taim närbunud. Minu teine tänu on Kanepi ning Urvaste vallavalitsustele, keda tänasel päeval juhivad vastavalt Aul Tohver ja Margus Klaar ja oma hääle kolleegile Kanepist Aivar Lutsule. Raske oli ja aeg oli pikk, kuid päeva lõpuks võib öelda, et just Kanepi ja Urvaste vald on olnud meie kõige intensiivsemad aastate jooksul toetajad. Kolmas tänu on koja ehitajatele, selle sõna kõikides värvides. Ma tahaks tänada Kokumaa sihtasutuse uskumatult töökaid ja sihikindlaid naisi. Ena Trenkhanit, Helina Kärgenbergi, Riina Veedlerit ja loomulikult Külli Lepikut. Endist abivallavanemat Rene Kütti Urvastest. Suurim imetlus arhitekt Tiit Hanselile, arhitekt Olev Okasele selle šedöövri eest. Imetlus Esta Tammele suurepärase projektihanke koostamise eest. Ja täname ettevõtluse arendamise sihtasutust toetava ning mõista suhtumise eest. Kultuuriministeeriumit ning härra Nõlvet, kes seda projektihanget on aidanud ellu viia. Lugupidamine aktsiaseltsi Valmort Grupi juhtkonnale, kes nii nõudliku objekti kätte võttis, ning kõigile Valmort Grupi meistritele, sest meister on teie puhul see õige sõna. Ehitusobjekti juht Kaare Seemen jõudis siin tõenäoliselt juba vaimse kirgastumiseni, et sina oskad tänaseks päevaks juba ka lennata tõenäoliselt. Tänud palgimeistritele, osaühing Penn ja Pärlin, kiitus osaühing Uksekoda ja UAP Valga meistritele uste eest ja lupumeister Raivo Ellistele. Aitäh RSP Valgale ja erinev tunnustus OÜ Riigele elektrimeestele Viljandimaalt. Sulle Gunnar paluti lehvitada. Ma tänan väga ehitusjärelevalve ja pädevate nõuannete eest Tõnu Jõgi, sisekujunduse eest Väikapelka Strelka Taame ja lõpetuseks viimase lehvi ja erakordse sisustuse eest sügav kummardus Puupangale isand Tilga juhtimisel. Aga ma pean üles tunnistama, et vastavalt Etal Varteli loomingu looduslähedusele on see koda tegelikult juba kasutuses. Et vähe sellest, et siin mardikad ringi marsivad ning sipelgatel on käigurajad paigas. Vähe sellest, et lätlaste linavästrit ning eestlaste suitsupääsik on oma pesad korda saanud. Ka suurema turjakõrgusega isandad ja emandad on meid juba ekspluateerimas käinud. Mõni kuu tagasi käis isand Ilves meie elektrikilpi tunnistamas. 2 päeva tagasi keset päikepaistet lõuna ajal tuli rebase emandaga tunnistada. Ja loomulikult ehitusmeistrid Mägrad on meie suureks kurvastuseks ja rõõmuks koos kobrastega käinud seda imet siin vaatamas. Millest see meile räägib? Et õige koda sai. Aitäh teile. Mul on hea meel kutsuda kõnelema Ene Ergma. Ma arvan, et see vihm on ka sümboolne. Sest vihm peseb ju kõik puhtaks ja kui kaua me oleme seda vihma oodanud siin Eestimaal. Teate, Koku rahvas. Edgar Valteri raamat ilmus ju kuradidosin aastaid tagasi, kus ta kirjutas sellesse raamatusse palju seda suurt ilu. Siin Kokumaal on võimalus näha seda loodus- ja tõelist ilu, kuidas sipelgad tegutsevad ja kuidas, kui siin räägiti, isand Ilves on käinud siin ja teised isandad käivad siin
see tähendab seda, et tõepoolest, et Pokukoda on täielikult, tõeliselt looduse keskne. Ja mul on väga hea meel, et Poku raamatu viimase lause on Puuko majas. Kuidas see viimane lause on, Puuko? Olen unustanud. Vot niimoodi, Puuko peab ka juba uuesti kooli minema. Poku raamatu viimane lause on Puuko majas, kuhu pokud elama kolisid, hoones, mis on väeti alla mattunud ja silmadele raske märgata. See lause on, kes ta ära tunneb, tohib sinna sisse astuda. Ja ma arvan, et see lihtne lause tähendab väga-väga palju. Ma tahaksin veel kord suure südamesoojusega meenutada Edgar Valterit. Kui mina temalt külas käisin mõned aastad, vist 3 aastat juba tagasi, siis oli Pokumaa veel unistuseks. Täna ta on saanud juba reaalsuseks. Ja ma arvan, et see Pokumaa jääb meile kõigile väga ilusaks ja tähtsaks kohaks, et ka kõikidele järgnevatele väikestele pokkudele, kes kasvavad suureks, saavad puukodeks, nad on siin selles Pokumaal käinud, olnud ja nad armastavad seda. Ja ma tahaksin tänada kõiki. Ma ei hakka üles lugema, kes on siia oma käe külge pannud. Ma olen väga rõõmus, et ma olen ka Pokumaa külaline. Siis on mul väga hea meel ütelda teile, Pokulapsed, keegi on meile siia mingi paela ette pannud. Võtame selle paela eest. Võtame paela eest. Ja siis vaatame, kas saab ukse ka lahti. Vaatame. Ja. Lapsed, kes tuleb appi? Nii, võta siit. Nii siit mööda. Pane sinna. Ja nüüd proovime, kas keegi laseb meid sisse ka juba. Täitsa kinni. Sest võtmed on veel ehitaja käes. Äkki tuled ja annad mulle minu võtmed kätte. Ja saad avada Pokumaja ukse. Ja külastajad sisse lubada. See tähtis hetk on käes. Täna on muuhulgas punase maasika päev. Päike hakkab kohe pilve tagant välja tulema. Pokulapsed pakuvad teile eestimaiseid maasikaid ja me saame seda vast valminud Pokukoda kohe näha ka seestpoolt. Ma natukene ütlen ainult nii palju, et Pokukoda on muidugi kõigile, aga eelkõige pokudele. Pokud on rahu ja vaikust armastav rahvas, trügida, karjuda ja muud sihukest asja teha ei ole lihtsalt kohane. Me teame seda ju kõik isegi, miks ma pidin seda ütlema. Tõesti imelik. Pokukoja sihtasutuse esimees Külli Ene. Tulge keerake korraga minu maja lahti. 1, 2 ja krõps.